ja kui tema ülistuse sees hakkad kogema tema armastust, siis see on midagi erilist. Ja tema armastus muudab inimeste elusid. Me laulsime ava mu südame silmad, ava mu südame silmad, et ma näeksin sind. Kord oli üks mees, piiblis kannab ta nime esialgu Saulus, aga siis, kui ta kohtab Damaskuse teel issandat, kes avas tema silmad, siis temast saab korraga Paulus. Ja Paulus, kes kohtab issandat seal teel, tema elu saab täiesti muudetud. Ja inimlikult öeldes võiks öelda, et see on ime, mis sünnib sellel lühikesel hetkel. Mees, kes on taga kiusanud Kristust ja Kristuse kogudust, korraga kohtab üles tõusnud Kristust surnuist isiklikult seal. Ja nende vahel toimub vestlus. Ja see minu jaoks on nagu üks imelugu piiblis, et kuidas Jumalal on võimalik ilmutada ennast iganes, kus teekonnal inimene on ja mis on tema mõtetes ja südames. Ja teha see täiesti uueks. Ja apostel Paulusest saab tõeliselt tuline kristlane, kes ei karda kuskil üles astuda ja kuulutada Jeesusest, kes teeb tõesti inimese vabaks, sest ta ise isiklikult oli seda kogenud. Ja eks meistki siin ju enamus on kogenud seda, et Jeesus on ka meie elus teinud selle imeteo, et me oleme vabad oma patust. Me oleme lunastatud Kristuse kalli verega. Ja nii nagu ikka meil ka siin Muhus on olnud tavaks, et me täname Jumalat selle eest, et me oleme selle ihu liikmed ja võime kuuluda Kristuse ihusse. Tegime seda hommikul ka Nelikaare koguduses Kuressaares, et me tänasime issandat. Ja ma loen, hommikul ma lugesin Matteuse evangeeliumist, aga ma loen just nimelt nüüd 1. Korintuse kirjast just seda, mida Paulus nüüd, kes on kohtunud Kristusega, meile edasi annab, õigemini siis kogudusele tervikuna. Ja ta ütleb siin 11. peatükis 23. salmist, sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi. Et Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Ja nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Aamen. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote. Jeesus ütles, et kui ta oli ülemises toas, see on minu ihu. Samal ajal, siin ta ütleb, kui te seda leiba sööte, see on sümboolselt ka täna meil siin oblaadena, nagu neid kutsutakse. Kristuse ihu liikmetena oleme me nagu igaüks see leivake siin. Jah, me kasutame termineid Kristuse ihu ja Kristuse veri. Aga samal ajal, kui Kristus ise seda läbi viib, siis ta ju oli nende keskel ja võttis leiva ja ütles, see on minu ihu. See oli leib tegelikult, aga ta ütleb, et see siin. Ja me peame mõistma seda nagu sümboolselt ka. On kirikuid ja on uskumisi, kes usuvad, et palvetades see muutubki Kristuse ihuks ja Kristuse vereks. Meil nelipühilastel üldiselt on see arusaam, et Jeesus Kristus on meie keskel vaimu kaudu. Leib on ikka leib. Ja mahl, mida me kasutame, on ikka mahl. Nii nagu ta siin on. Aga see tuletab meile meelde, mida Kristus ütles, et see lepingu veri, see on nagu uue lepingu sisse astumine. See siin on mahl, me võtame osa mahlast. Aga see tuletab meile meelde, et Kristuse veri valati selleks, et meie patud andeks antakse. Ja Jeesus ise ütleb, et tehke seda minu mälestuseks. Apostel Paulus kinnitab täpselt sama, et teeme seda selleks, et meenutada, millest me oleme välja tõmmatud, mis on meile kõik kätte antud Kristuse kaudu. Ja ma palun, et diakon Maiu tuleb ka ja me koos palvetame ja siis anname võimaluse tulla teile osa saada sellest. Täname koos issandat, et meie ka oleme selle ihu liikmed, igaüks omast kohast. Tänu sulle tõesti, kallis taevane isa. Hea Jeesus.
tänu sinu poja eest, tänu Jeesuse eest. Tänu selle eest, et ta suri meie eest. Tänu selle eest, et ta lasi ennast murda meie eest. Tänu ja kiitus sulle. Me tõstame kõrgeks täna sinu nime siin, Jeesus Kristus. Ja tõesti kõnele püha vaimu läbi meie iga südame vastu selle lepingu tähtsusest, mida sa, mille pärast sa surid ristil meie kõigi pärast ja mis see meie kõigi jaoks tähendab, issand. Et see vabadus, mida sa meile oled välja võidelnud oma surmaga ja oma ülestõusmisega, issand, räägi seda meie südame vastu, et me tõepoolest oleme vabaks saanud, et me oleme andeks saanud kõik oma patud ja tõepoolest kõik tähendab kõike. Ma täname issand, tõesti olgu õnnistatud igaüks, kes võtab vastu selle lepingu praegu siin, issand, ja ole meie kõigi ligi. Räägi meie südame vastu Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ja Jeesus, me täname sind, et sa oled siin meie keskel. Ja me täname, et me võime kõike seda meenutades olla tänulikud. Ka lõikus tänu püha. Et kogu see töö, mida sa tegid, ristil öeldes sa tunnistasid, et see on lõpetatud. Ja võit on saavutatud. Ja koos sinuga meie oleme võitjad. Ja täna me tunnistame ja kinnitame taas, et ühes sinuga, Kristus, me oleme võitjad ja isegi surm ei ole saanud sinust võitu. Ja kui me oleme koos sinuga, siis me oleme lepingurahvas ja surm ei võida lõplikult ära mitte meid, vaid elu koos sinuga, see on igavene. Kinnita täna igat armast osasaajat usu läbi, hoidma kinni sinust, õnnistegijast Jeesusest Kristusest. Amen. Amen. Ja nüüd saate tulla ja võtta sealt leivakese, kasta siia ja siis minna oma kohale tagasi. Nii et olge head. Uue lepingu uue lepingu rahvas, võite Kristuses. Amen. Uue lepingu rahvas. Ja siis amen. Uues lepingus oleme koos Kristusega. Tänu issand. Jumal, kinnitagu sinu usku armastust. Tänu Jeesusele meile eest. Tänu issandale armsa eest, issand. Tänu Jumalale mõjule eest ja oma armastus. Kiitus teile eest. Tänu issandale, Jeesuse Kristuse. Tänu Jeesusele. Tänu sulle issand. Jumal õnnistab tervendagu see minu hinge ja vaimu puolest. God bless you, my brother. Yes. Thank you, Jesus. Glory. Tänu Jeesus. God bless you, John. God love you. Thank you, Jesus. God bless you. Yes, Lord. God bless you. God bless you. Tänu issandale Jeesusest. Tänu Jeesusele. Jumal õigustab. No nii palju. Tänu Jumalale. Meie oleme lunastatud ja kuulume issanda õigusele. Vau! Tänu Jumalale! Kristuses oleme me võitjad ja nii see on. Et ühes temaga me võime minna ka läbi raskete olukordade, sest tema on tõotanud, ta on meiega koos. Ja midagi saame veel koos teha, ma siit lasen ringi käima ka armastuse Anni saame, mis me oleme kaasa toonud, panna sinna
ja ma nimetan samal ajal ka siis teated ja nimelt järgmine kolmapäev, kui me taas siia kokku tuleme, siis natukene on muudatusi kellaaja osas. Nimelt toimub järgmine kolmapäeva õhtul siin Muhu valla volikogu istung. Ja seetõttu siis meie peame pool tundi nihutama oma aega hiljemaks. Kui tavapäraselt alustasime 6:30, siis järgmise nädala kolmapäeval alustame kell 7 ja me saame ruumidesse tulla kella 6:45. Nii et kursus Vabadus Kristuses jätkub. Ja mul on väga hea meel, et täna on meie keskel ka kursuse Eestisse toojad Alan ja Alice. Ja nad olid ka teie keskel siin ja arvatavasti tuleb vist ükskord veel tulla. Et selle kursuse üks osa on ka nii-öelda vabastuse teema. Ja järgmise nädala lõpus nüüd toimub siis Tallinnas Tondiraba jäähallis see suur lootusaeg festival. Ja kui veel on siin keegi, kes on nüüd nende päevade jooksul mõelnud, et tahaks ikka minna. Jah, seal juba üks käsi tõusis. Väga hästi, et siis me võtame selle nime ja paneme veel kirja ja bussid viivad ja toovad täiesti tasuta. Nii et nii laupäeval kui pühapäeval, kui on mõlemal päeval teil soov, siis saate osaleda, kui ühel päeval, siis see on ka okei. Aga see kindlasti saab olema üks eriline sündmus. Tänu Jumalale, et sellised armuajad meil Eestimaal veel on ja Jumala sõna kuulutajad võivad tulla erinevatest maailma paikadest meie keskele. Ma tänan veel Jumalat kokku pandud Anni eest ja siis annan sõna kohe üle ka. Isa, tänu sulle, et oleme võinud kokku panna ühe armastuse Anni selleks, et sinu töö siin Muhu saarel jätkuvasti läheks edasi. Tänu sulle iga lahke annetaja eest ja ma palun, et nende sissetulekud ja väljaminekud oleksid õnnistatud ja sinu tarkusest tehtud. Amen. Suur tänu teile. Ja nüüd Alan ja Alice, annan juhtimise teile üle. Please.